kõik need sinu pillid ja pildid, mis ma olen näinud, on mingis mõttes ebatavalised. Ei ole olnud ühtegi sellist 1847 Torres joonist. Et kas sa meelega otsid erinevaid asju või on lihtsalt keegi küsinud, et tee seda või teist? No kui me räägime konkreetsest pillist, siis see on küll põhimõtteliselt joonise järgi mõningate lisanditega. Kui näiteks see on Tyeri harfkitarr, Tyeri siis originaalkoopia jooniste järgi tehtud. Kui siis ainult see on sinu skuupkattevei kulp sisse lõge, siis ära välja, et siis käetugi ka. Et see on jah, mul ainukene pill, mis on tegelikult jooniste järgi tehtud või enam-vähem. Aga jaa, sellest, et ma kas või viimane pill võtta, siis ma püüan ajada seda liini, et mitte olla masstootmine, et eristuda ja nii palju kui vähegi võimalik. Et ma ajan selliste modernse kitarrihehitusjoont, et kus see rosett ei pea olema ilus ümmargune ring, et ta võib olla mingi poolring ja siis läheb kuskilt siit mingi sakk et noh, kuigi selle tegemine võtab küll tohutult rohkem aega kui tavalise rosetti tegemine, tihtipeale küsitakse ka, et mille jaoks sa teed seda, et mis jaoks, aga see ongi põnev, see on huvitav, see on lahe, et ma arvan seda, et pillil peab oma välimusega inspireerima ka mängijat, et peab olema kõlaliselt väga hea. Aga kui see pillimängija võtab pilli kätte ja vaatab, et mis iganes, mingid jooned, jutid, värgid, särgid, et võib-olla see tõukab teda kuskile sügavamale, kuskile pillimängu sisse. Aga räägi lakkidest ka, et mida sa kasutad Shellaciga? Ei, Shellac'i mees ma ei ole. See ei ole nitroga, see on akrüüllakk. Põhimõtteliselt sama, mida Kuldar Kallustegi kasutab, et ma olen nitrot kasutanud 2 kitarri puhul, aga ma ei tea, kas see nitro oli kehv või mis iganes, aga ma ei jäänud temaga väga hästi rahule. Jah, nagu Kallustegi ütleb, et tänapäeval on juba tunduvalt paremaid ja moodsamaid ja kaasaegsamaid lakke, et nitro on, ta on nii-öelda vana klassik, aga põhimõtteliselt ajast ja arust juba, jah. Ja Shellaciga sa pole lihtsalt veel tutvustanud või ei viitsi nühkida? Ei, viitsimises pole asi. Viitsida, ma ütlen, kui ma aastas ehitin ühe kitarri, ma võin hulluks ennast nühkida, aga ma kardan seda Shellaci üles seda, et kui ma annan sellise pilli mingi kõvale akusti rockimehele, kes sellega nühib 24/7 põhimõtteliselt, siis on seal auk varsti sees ja pean hakkama seda jälle parandama.